Eesti Lasterikaste Perede Liidu podcast Sumin toob kuulajateni lastega perede argisuminad, mured, rõõmud, väljakutsed ja lennukad ideed. Puudutame teemasid läbi lapsevanemate elukaare, teeme peatuseid nii armastusel kui eluraskustel. Räägime perega seiklemisest, kastist väljamõtlemisest ja valikute tegemisest. Mina olen teie saatejuht Karin Rask. Suminani! Tere, president Kersti Kaljulaid. Me oleme Lasterikaste Perede podcastis Sumin ja mina olen Karin Rask ja mul on väga hea meel meie vestluse üle, mis kohe ees on. Tere hommikust ja ilusat külma talvepäeva kõigile. Väga tore. See ametiaja, sinu presidendiks Eesti Vabariigi presidendiks olemise ametiaja lõpust on nüüd möödast circa 2 kuud. Kuidas see aeg on möödunud? Hämmastavalt vähe on muutunud. Ikka intervjuud, raadiosaated, telesaated ja Eesti eest seismine mujal, ka Eesti ettevõtjate käekäigu eest seismine mujal. Ma just seda mõtlesingi, et tõenäoliselt on 2 varianti, et kas läheb täpselt samamoodi edasi või isegi veel kiiremini või on nii, et nüüd on puhkus ja midagi teha ei jõua. Ma arvan, et ma ei saa täpselt teie elutempoga võrrelda. Mul on endal elust üks selline kogemus olemas, kus lapsed olid suhteliselt väiksed. Ja siis 3 kuud järjest oli mul hästi kiire periood ja siis ma kujutasin ette, et kuidas ma pärast seda perioodi hakkan tegema kõiki hästi toredaid asju kodus, lastega mängima ja ringi käima ja sõpradega kohtuma kõiki asju, mis on tegelikult tegemata jäänud. Aga ma pean ütlema, et ma taastusin sellest 3 kuust, tegelikult täpselt 3 kuud. Ehk kõik need toredad asjad, mida ma olin planeerinud teha, jäid tegemata, sest mul tegelikult ei olnud selleks energiat. Ja siis ma olen tagantjärele mõelnud, et tõenäoliselt ei oleks tohtinud üldse sellist nii-öelda puhkust planeerida, vaid oleks pidanud täpselt samamoodi edasi panna ja siis on energiat küll. Et ühesõnaga, teil on praegu nii, et kõik läheb täpselt samamoodi edasi ja energiat jagub? Ma olen ja pigem vist selle strateegia valinud, et ma hakkasin ka mõtlema, et kui minu nooremad lapsed olid hästi väikesed, et siis mul oli ka nagu see idee, et kui nad nüüd enam öösiti üleval ei ole, et kui ma olen nad ära võõrutanud, mis nende mõlema puhul juhtus seal aasta 4 kuud, aasta 5 kuud, et küll ma siis nagu puhkan ja teen asju teisiti. Nii mul on see tunne, see unistus on hästi tuttav ja see realiseerimatus täpselt samamoodi, sest et ka nende laste kõrvalt ma käisin kogu aeg tööl. Seal alguses 3 nädalat võib-olla õnnestus viirida rohkem. Ja siis see unistus nagu jah, et ühel hetkel ma ei maga enam 2 tundi ja siis ei lähe hommikul duši alla selle mõttega, et ma pesen praegu selle une maha selleks, et kesta 4-5 tunniseid koosolekuid, et see unistus on mulle tuttav. Kas ma mõtlen, et naispresidendiks olemine, kas see termin üldse on selline termin, mida kuuldes teil tegelikult tõusevad ihukarvad püsti ja tahaks selle eestiitli nais sealt ära võtta või see kõlab täiesti tavaliselt teile? Sellel on oma väärtus ja see väärtus on just nimelt see, et Eesti peredes praegu kasvavad lapsed, kes on sellised hilisem lasteaiaiga, varane kooliga, ei küsi mitte kunagi, et kas mina võin ka saada presidendiks või peaministriks, kui nad on tüdrukud, sellepärast, et nad teavad, et igal juhul võib. Ja niisugusena on sellel väärtus. Aga jah, kõnetusena naispresident, naispeaminister kõlab ju tegelikult sama veidralt, kui kõlaks meespresident, meespeaminister, naisriigikogu esimees. Vaata, kui ilusa pika sõna me nagu saame. Et selles mõttes ei maksa üle rõhutada, aga ei maksa alaväärtustada. Sellel on oma tähtsus ühiskonna arengus. Kas või see läbi, et see ei ole mitte see, et nüüd siis ongi naised ja mehed võrdsed, vaid see kindlasti tekitab uut elavamat debatti sellel teemal, mis on meeste koht ühiskonnas, mis on naiste koht ühiskonnas. Lihtsalt sellist nagu värsket uuenenud arutelu. Ma arvan, sellel on ka väärtus. Ma olen isegi kuulnud sellist lugu, et lasteaias oli see küsimine, et kelleks saada tahate ja siis vist 1 või 2 tüdrukut ütlesid, et nad tahavad saada presidendiks ja siis üks poiss ütles ka, et ta tahab saada presidendiks ja siis need tüdrukud ütlesid talle, et sina ju ei saa, sa oled poiss. No ma kujutan ette, et Saksamaal on praegu nõutus poiste hulgas, kas mees võib saada kantsleriks, oli sama suur ja näe, nüüd sai, et selle jaoks ongi ju demokraatias on see rollide vaheldumine ja tõepoolest me peaksime inimesi töökohtadel väärtustama eelkõige selle järgi, mida nad seal ära teha tahavad, mitte selle järgi, kelleks nad on sündinud. Et samas, ma arvan, et siin tasub
ka olla rahul, et me selle üle arutame, sest et kui ma nagu ise mõtlen selle peale, et kuidas siis käis see naiste pääsemine ühiskonnas kaasa rääkima, kas või Lääne-Euroopas, eks ju, siin 50-ndatel ja nõnda edasi, siis seal oli ju, vastus oli see, et muidugi naised võivad teha neid asju, mis mehed. Üks tingimus on, nad peavadki meesteks muutuma. See tähendab, et oma pere te delegeerite või teil ei ole seda ja siis te olete samasugused nagu mehed, sest te tegelikult ju oletegi mehed. Ja mulle tundub, et mis nüüd täna on teisiti selles debatis ja mis on väga teretulnud ja ma olen väga tänulik minust endast võib-olla 20, isegi 30 aastat nooremale generatsioonile, kes näeb seda debatti pigem niimoodi. Ma olen naine, ma sünnitan ja mis siis? Ma ikkagi tahan, et ühiskond looks mulle need võrdsed võimalused. Ja ka minu mees tahab võtta vastutust meie pere ja laste eest ja et teda ühiskonnas selle eest ei diskrimineeritaks. Mis me nüüd selle olukorraga teeme? Minu meelest on see palju väärtuslikum debati ajamise viis. Mul on täpselt sama tunne, et tänapäeva naisena ma tahan nagu mõlemat, ma ei taha kummastki loobuda, ma tahan, et mul oleks pere ja ma tahan, et oma perega ka aega veeta ja et mul oleks aega laste jaoks ja pere jaoks ja ma samal ajal, näiteks mina konkreetselt tahan tegeleda oma brändiga, oma näitlejatöid huvitavaid vastu võtta ja see dilemma ongi pigem see tasakaalu hoidmine või see, kuidas need kaalukausid hetkel on ja mina ise tunnetan seda hästi tugevalt enda sees. Et kui läheb ühele poole liiga kaldu, siis ma tegelikult iseenesest kuidagi proovin tõmmata ennast keskele tagasi ja kui läheb teisele poole liiga kaldu, ehk et olen seal kodus ja keedan seda püreesuppi ja pesen seda peput kogu aeg, siis ma tõmban ennast jälle ka keskele tagasi. Et kas samasugused küsimused on tegelikult teile ka tuttavad iseenda pealt? Ei, tegelikult ei ole. Et mina kuulun sellesse põlvkonda, kelle valik oli kas teha kõik või jääda maha tööelus. Et meie põlvkonnas ei küsinud mitte keegi seda küsimust, et kuule, kas sa ikka saad hakkama kuidagi, et laps jäi praegu haigeks. Et ma olen käinud ka palavikus laps tööl kaasas tööl. Et siis ei kehtinud eriti hästi, kui mina noor olin, ei töö ega puhkeaja seadus ja ammugi, see oli täitsa kindel, et sinu tööelu küll ei edene, kui sa lapsega oled kodus, kes on haige. Et leia mingi lahendus, ära virise ja tee. Aga tänases päevas me ju ei oota, meie ühiskond on nagu selles mõttes, ta ei ole rikkam mitte ainult, vaid ta on ka rohkem tõeline heaolu ühiskond, eks ju. Et me mõtleme niisuguste asjade peale. Ja see tegelikult ju, kus on lahendus? Lahendus on ju tegelikult ilmne. Lahendus on selles, et on täiesti ettearvamatu tööandjale, kumb jääb lapsega koju. Nii siis, kui see laps sünnib, eks ole, võib-olla esimesed nädalad on tiba ettearvatavam, eks ju, aga see on lühike periood. Nii, ja ka siis, kui laps jääb haigeks. See peab olema tööandjale täiesti ettearvamatu. Kumb seda teeb? Ja sellisel juhul tegelikult ei ole enam vahet, eks ole, meeste ja naiste valikutel ja töökohal edenemisel. Aga selleks peavad loomulikult ka mehed tahtma seda samamoodi võrdselt ja mina täna näen, et üha rohkem mehi väärtustab ka seda võimalust näha oma laste kasvamist ikkagi. Ja see on meeletu väärtus ühiskonnale. Seda tuleb toetada. Mina olen nõus, sest et see, et isad on kaasatud tegelikult palju rohkem kui ma mõtlen näiteks, kui palju minu isa oli kaasatud, ütleme, kui ma olin väike laps sellesse perioodi ja võrreldes sellega, kuidas minu abikaasa on kaasatud minu laste kasvamisse, siis see on tegelikult nagu öö ja päev ja ma arvan, et lastele ja tegelikult see kogu perele on see hästi oluline, väga suur väärtus. Kui presidendina nüüd 5 aastat tegelikult olid tööl ja puutusite kokku erinevate probleemidega. Kas tegelikult tekkis selline nimekiri ka, et mida oleks vaja muuta näiteks perepoliitikas või üldse Eesti elus, et mida tegelikult tahaksite muuta, aga näiteks presidendina teil ei olnud selleks võimalusi? Ei, ma olen seda juba enne seda 5 aastat tegelikult väga hästi teadnud, et võtame Eesti vanemahüvitise süsteemi. See kõlab nagu unistus, aga tegelikult on see ka lõks. Sest et see süsteem on ju sõltuv sellest, kui korralikult naine ennast hoiab töölt eemal. Suured sissetulekud võrdub vähenenud riigi toetus. Ja kaunis piiratud periood see toetus ka ära kasutada. Eks ju. Et minu arvates see ei ole õiglane, sest see tähendab, et naised sellel hetkel, kui nemad kodus siis, nagu te väljendusite, pesevad peput ja keedavad püreesid, siis mehed saavad oma esimesi osakonnajuhataja direktori ametikohti. Ja selle vältimiseks on ju tegelikult ülilihtsad meetodid, et kõige lihtsam on see, et lubada jagada peredel see toetus ära pikema perioodi peale.
kui on mõni aasta. See võiks vabalt olla ka 10-12 aastat, mis tähendaks siis naistele võimalust 1 kuu rohkem aastas puhata, mis tõenäoliselt avaks juba palju nõrgemat mõju karjäärile. Ja ma ei näe ka kunagi ole aru saanud, et miks peab piirama juurdetöötamise võimalust sellel perioodil. Tegelikult ei peaks. Mida rohkem inimene ju riigile makse maksab, seda suurem osa ta maksab ise tagasi ka sellest samast lapsele mõeldud rahast või siis kodus olemiseks mõeldud rahast. Et see on läinud pehmemaks, see on läinud leebemaks, kui ta algselt kehtestati, aga ta ei ole siiski täiesti vaba. Täna ikkagi veel mingil määral on kalle sinna poole, et naised pigem võiksid olla ikkagi korralikult kodus 18 kuud selle lapsega vähemalt. On kindlasti niimoodi. No ma olen niimoodi aru saanud, et mis on võib-olla ka tore, et osadel nii-öelda minu tutvusringkonna siis naistel on tekkinud selle aja jooksul plaan karjääri muutuseks. Ehk et Eestis on väga lihtne alustada väikeettevõtlust ja päris paljudel juhtudel on naisel tekkinud sellel hetkel tõenäoliselt mingi selline tugev tunne, et ta tahab midagi teha ja ta otsib eneseväljendust ja ta alustab väikeettevõtlusega, mille eest ma tegelikult Eesti riiki väga tunnustan, et see on meil suhteliselt lihtne võrreldes teiste riikidega. Aga muidugi ei saa seda kõik inimesed teha. Täpselt, et see ongi see probleem, et esiteks, kui paljud nendest tegelikult nägid, et tagasipöördumisel nende karjäär on nagunii saanud kannatada, mistõttu on parem minna iseseisvat teed ja teiseks, kõik ei ole seda tüüpi. Ja kolmandaks, paljud inimesed töötavad siiski valdkondades, politsei, pääste, kaitsevägi, õpetajad, kus sinu roll on püsida selles riigi poolt ette antud, ütleme, töötaja mudelis, et sul ei olegi võimalik näiteks luua oma osaühing ja asuda pakkuma õpetamisteenust, eks ole, või ohvitseriteenust. See ei ole võimalik. Ja juba sellepärast ei ole see kättesaadav mitte kõikide erialade esindajatele. Teistele vabamates valdkondades muidugi see nii on. Kas teie kogemus, teil on suuremad lapsed ja väikesemad lapsed, kas see aeg, kui te saite esimesed lapsed ja kui te saite nüüd teised lapsed kuskil 30-ndates, kas need kogemused on erinevad? Kas selle aja jooksul oli aeg nii palju muutunud, et näiteks just see sama ema palk või lastega koos olemine või see, kas kuidagi tunnetuse järgi oli erinev? Ma ei saa võrrelda sellepärast, et minu nooremad lapsed veetsid oma esimest eluaastat Luksemburgis, kus mina töötasin rollis, kus ütleme, ei olnud üldse regulatsioonidega keegi mõelnud ka, et kellegi võiks kunagi mõni laps sündida. Et me pidime seal ise siis olemasoleva reeglistiku raames vaatama, et kuidas siis inimesed lihtsalt, kellel on vaja olnud näiteks puusaliigest asendada või mõni tõsisem haigus, et kuidas siis on käitutud. Et umbes nii palju oli siis seal seda manööverdamise ruumi ka minul, nii et minul ei ole olnud seda luksust proovida, kas tänapäeva Eesti on kuidagi teistsugune. Aga mul on tütrel 4 last, väga väikeste vahedega vanuses 6 aastat, 4 aastat, 2 aastat, 4 kuud. Ja tänapäevased kaugtöö võimalused, kui sa juhtud olema nende õnnelike hulgast, kes saavad teha kaugtööd, et tema on andmeanalüütik, tema saab, eks ole, siis need võimalused tõepoolest on läinud paremaks ja ma tegelikult loodan, et kui kogu selle pandeemia nagu värgi juures on üks positiivne aspekt, siis see suurem vastutulelikkus kaugtöö suhtes, see võiks lahendada ära väga palju Eesti eluprobleeme, olgu nad seotud regionaalpoliitikaga või olgu nad seotud ka perepoliitikaga, et ma näen, et siin on tegelikult võimalusi küll ja see muudab asja päris palju. Nõustun. Kas perepoliitikas on veel mingeid asju peale selle vanemahüvitise muutuse, mis oleks see, et pakiliselt kohe tahaks muuta? Et minu arvates on ebanormaalne, et meie lasteajad eeldavad, et kõik lapsed on lasteaiast läinud kella 5 ajal. Et tegelikult oleks ülinormaalne, et lastevanematel on võimalik ja lasteaed toetab paindlikku töötamist ka selles mõttes, et võib-olla see vanem saaks tuua selle lapse hiljem, aga tulla talle ka järele kell 9 või kell 10 õhtul. Ja mõnikord on lapsevanemal vaja olla ka komandeeringus. Meil on väga palju ka üksikvanemaid, kelle karjääri peatabki see, et nad on üksikvanemad, sest neil ei ole lihtsalt võimalik minna komandeeringusse, kui ei ole, ütleme, vanavanemaid või kedagi ei ole käepärast. Minu meelest peaks olema igas linnas piisav arv selliseid ööpäeva lasteaia kohti. Ja ma olen kuulnud hästi palju vastuväiteid, et siis laisad emad hakkavadki oma lapsi sinna jätma ja unustama ja kui kurb see kõik saab olema. Aga mina arvan, et tegelikult loomulikult ei ole see parim variant, aga see variant peaks siiski olema ja ei tohiks ka olla nii, et see on kuidagi stigmatiseeritud. Et selline paindlik tööelu ja pereelu ühitamise variant, kus ka lasteajad kaasa mängivad selles mudelis, minu arvates oleks ikkagi väga teretulnud. Ja siin ma ka väga lootsin, et selle pandeemia
pandeemia alguses sai paljude omavalitsusjuhtidega räägitud, et nüüd on see aeg, et noh, politseinikud, kiirabitöötajad, et nendel on seda tegelikult ju kogu aeg on vaja olnud. Ja mõnel pool ma saan aru ka nagu pakuti, aga nõudlust oli üsna vähe ja siis korjati jälle kokku see pakkumine. Aga tegelikult peaks see pakkumine seal olema senikaua, kuni ühiskond hakkab seda aktsepteerima normaalseks pidama. Ja loomulikult võib juhtuda, et sealt tuleb välja, et mõnes peres on sügavad probleemid üleüldse. Aga ma arvan, et kui tõepoolest mõni inimene unustab oma lapse sinna lasteaeda, siis ongi väga hea, et me saame teada, et selles kodus ilmselt ongi probleeme ja me saame siis läbi lastekaitse või noorsootöötajate aidata neid inimesi. Meil oli selline kogemus lasteajaga, kes omal initsiatiivil tegelikult pakkus sellist veidi vabamat munitsipaallasteaed küll, aga vabamat lähenemist ehk et võiski viia veidi hiljem ja lasteaed oligi lahti, mitte võib-olla nüüd päris 7 oli, et võis minna ka 7, aga et võis viia ka näiteks kell 11, ehk et kui on ju erinevad ameteid, et tänapäeval ju väga paljud ametid lisaks ka nendele politseinikud ja kiirabitöötajad, nemadki täitsa kindlasti, aga ka ütleme lihtsalt on ka ameteid, kus ei hakka tööpäev kell 8 või kell 9 ja ei lõppe kell 5, täpselt nii on, vaid vahel näitlejatel hakkab proov kell 11 ja siis ei olegi väga palju varem vaja viia, et meie kasutasime küll tegelikult seda hilisemat viimist ja hilisemat äratoomist. Jaa, aga kui ma vaatan ka, mul on palju sõpru, kes töötavad vahetustega. Päästes politseis, eks ole, vahetus on 48 tundi. Järgmine 48 tundi on, inimesel võib olla vaba, eks ole, ja tal on kindlasti tegelikult on tema elus võimalik teha oma lapsega asju koos väga hästi. Aga selle vahetuse jooksul, olgu ta 24 tundi või kuidas iganes, eks ole, peab ka olema see laps ju turvalises kohas ja hoitud. Ja mitte midagi ei ole valesti, kui sellisel juhul tuleb appi ka lastehoid, kui ei ole vanavanemaid või kui on tegemist üksikvanematega. See oleks ju täiesti normaalne. Ja, sest ma arvan, mulle ka tundub, et Eestis see vanavanemate kasutamine on nüüd natukene võib-olla vähem, kui oli seda tavaliselt, ütleme nii-öelda minu lapsepõlves, kus muid variante tõenäoliselt ei olnudki. Aga praegusel hetkel on 2 küsimust, et kas vanavanemad võivad elada väga kaugel teises Eesti otsas, kuhu jõutaksegi väga vähe, nad ei saa niimoodi igapäevases abis olla üldse kohal. Või siis vanavanemad elavad ju väga aktiivset elu, võivad olla näiteks presidendid või lihtsalt neil on kiire ja nad on palju tööd ja samamoodi välislähetused või asjad, ehk et sellist asja nagu võib-olla oli 30 aastat või 40 aastat või 50 aastat tagasi, et vanavanemad olid sul kogu aeg ilusasti kodus ja käe pärast võtta ja hoidsidki, memm hoidis last hommikust õhtuni või õhtuti või ööd läbi, et seda on palju vähem, ehk tegelikult selline mujalt tuleb abi, nagu lapsehoidjad või lapsehoid või lasteaiad on tõenäoliselt rohkem teretulnud, ehk et see tugivõrgustik saaks olla suurem. Lapsehoiuteenus muidugi, lapsehoidjad koju kutsuda on üsna kallis, nii nagu kõik need toetavad teenused, eks ole on, et mul just tütar ütles mu mehele, et sa võtsid praegu 38 minutit maigit, et sa teenisid 17 või 18 eurot sellega. Ehk et muidugi vanavanemad aitavad, et minu lapselastel on 3 töötavat vanaema. Ja tühja meist kasu on tegelikult, et ma arvan jah, et naiste seda võrdsemat rolli tööturul või ka lastega meeste, ütleme siis perede, üleüldse tegelikult me peaks rääkima naistest, see ei ole naiste mure, see on perede mure. Et ütleme noortel peredel, kellelgi ei tekiks probleeme sellega, et samal ajal saaks ka oma tööasja edasi ajada, nii nagu sa oled sellestki unistanud ja sa julgeksid sinna kõrvale saada ka mõned lapsed, oleks hästi palju abi, kui tegelikult see lapsehoiuteenus, lasteaiateenus institutsioonina osaleks siis nii-öelda, nii nagu me vanasti seda eeldasime vanaemadelt ja vanavanaemadelt, kes elasid ju ka kodus. Pered elasid mitu põlvkonda koos, tänapäeval kohtab seda palju vähem. Minu järgmisele küsimusele me tegelikult oleme juba vastanud, aga kas on midagi veel, mis saaks olla just selle pereelu ja tööelu ühildamise juures, et me rääkisime nüüd täpselt nendest asjadest tegelikult, aga kas veel midagi saaks olla täpselt sellist, et naiste karjäär ei katkeks? Mina ise arvan seda, et üks oluline asi ongi see, et Eesti mees jääb pigem uhkelt oma lapsega tänapäeval koju, et see ei ole kuidagi enam ka kuidagi stigmatiseeritud või selline imelik, vaid pigem vastupidi, et kui mänguväljakul käia, siis päevasel ajal isad lastega on pigem isegi levinum vaatepilt, oleneb mänguväljakust tõenäoliselt ka, kus kandis satud olema. Aga et see on täiesti... Kalamajas praegu. Ja me oleme Kalamajas, jah, just, et siis mänguväljakul isasid lastega kohata on täiesti tavapärane nähtus, tõenäoliselt ei pruugi see igal pool nii olla.
aga et vaikselt ta liigub, ma arvan, sinna suunda, et isad kodus, emad kodus saab seda vaheldada pool aastat, pool aastat teine, et mulle tundub, et see süsteem iseenesest on tegelikult ju hea. Jaa, see, et tohib vaheldada, on hea, aga ma arvan, et see paindlikkus selles süsteemis, et ei peaks kogu seda lapsega kodus olemise ressurssi kiiresti ära kasutama. Paindlikum vanemahüvitis, paindlikum lapsehoiusüsteem ja lähenemine, et see tõepoolest on sooneutraalne, mehed ja naised osalevad selles süsteemis ühtemoodi, need on äärmiselt olulised ja siis võtab ka veel aega, et eks ole kasvada nagu ühiskonnana, et see oleks kõik paljudele ühiskonnas siin vastuvõetav, et need on kõige tähtsamad, aga üks element on veel, üks hästi oluline element ja see on meie tööandjad. Nutikamad nendest. Ma mäletan, et üks pangajuht pole kooskõlastanud, ei ütle kes, aga üks pangajuht ütles, et ta võtab väga hea meelega tööle inimesi nii mujalt kui Tallinnast ja siis kaugtööle, et nad juba mitu aastat ei pane juurde seda silti, et kus töökoht on. Ja teine asi, et on ammendamatu tööjõuallikas, on väikeste lastega naised ja siis ütleme pensioni eelikud või lausa varases pensionieas naised, sest neid mitte keegi tööle ei taha võtta. Et tema on leidnud seal nagu sellise kuluefektiivse ütleme, ja ka väga sellise lojaalse töötajate kihi ja palkab siis sealt nišist. Et ma julgeks soovitada ka teistele tööandjatele, et meil on ju suur puudus kogu aeg tööjõust ja Eestis on tööpuudus ülimadal ja me kogu aeg kurdame, et ei ole tööjõudu. Et vaadake siis nende servakeste alla, sest et muidugi on see meie naistele ka natuke omane, et me ise ei tule sealt vaibaserva alt välja ja ütle, et hei, mina ka siin. Ja väga paljud on saanud seda negatiivset tagasisidet minnes töövestlusele, et oi, palju teil neid lapsi on, ega juurde ei tule, eks ole. Et ma arvan, et paljud naised on paraku kuulnud kas neid küsimusi või näinud silmadest, et neid mõtteid mõeldakse. Sest tegelikult seda küsimust vist küsida ei tohi, mulle tundub. See ei tähenda, et seda ei küsitaks reaalselt tegelikult ikkagi. Et see on nagu selline, ma tean, et ma ei tohi seda küsida, aga kuidas teil see lastega see majandamine on korraldatud, eks ole? Aga on ka väga toredaid tööandjaid, kes aktsepteerivad nii seda kaugtööd kui seda, et vanaemasid ei ole tänapäeval olemas ja ikkagi palkavad. Nii et ma arvan, et need tööandjad on ka konkurentsis jäävad paremini ellu. Ma mõtlen seda, et naistel on tegelikult, võrreldes siin jälle võib-olla 30-40 aastaga, on asjad, eks ole, liikunud ju paremuse suunas, et palju on veel minna, nagu me oleme rääkinud, aga et see ikkagi vanemahüvitus sul on ja sa võid teha seda või teist ja et see kõik on okei, et isad on rohkem kaasatud ja ikkagi abiks ja vaat see on tegelikult muidugi vale sõna, et isad ei ole abiks, isad tegelevad oma perega täpselt sama võrdselt, peaks olema. Aga et mingi selline varjatud peremajandus on ikkagi tihtilugu naiste õlul. Sest et me oleme nii tublid, esiteks ma arvan, ja teiseks, et ühesõnaga, et see tegelik perekoormus on tõenäoliselt ikkagi praegusel hetkel naiste kulul rohkem, ikka veel. Jaa, see on niimoodi ja see on ka mingis mõttes isegi nagu teadvustamata, et me kuuleme ka, ütleme nendest samadest naiste kohast arutavates saadetes, kus mõni inimene ütleb, et need rollid tulid minu ellu siis, kui lapsed olid suured ja siis oligi õige aeg neid asju nagu teha, eks ole. Et see on tegelikult teadvustamata selline see kallutatus, mis on ka meis endis, naistes endis täiesti olemas ja mitte ainult meis, see on globaalselt näha, see on uskumatu, aga see paistab globaalselt statistikast välja, et näiteks kui see pandeemia värk nüüd lahti läks, siis kõikides, ka maailma kõige arenenumates feministlikuma välispoliitikaga ja nõnda edasi riikides juhtus see, et naised kandsid seda kodust koormat, lastega tegelemist rohkem, söögi tegemist rohkem, see juhtus absoluutselt igal pool. Üks mu ühe konverentsi moderaator, mäletagi, kus see nüüd täpselt oli, aga paar nädalat tagasi, tema on gei. Ta ütles, et meil oli täitsa jama peres, et meil ei olnud seda loomulikku poolt, nagu kes peaks selle asja üle võtma, on ju. Et võttis niimoodi kokku. Ja see on statistiliselt näha üle kogu maailma, et ikkagi sellises olukorras, kui on nagu mingi jama seal kodus ja lastega, siis on need naised, kes võtavad selle rolli automaatselt peaaegu. Ja see näitab, et me ei ole teistsugused. Ma ei tea, kas me nagu lõplikult saamegi olla teistsugused, aga ma arvan, et me peame iga kord, kui mõni naine leiab siin ühiskonnas, et ta tahab teha seda kõike,
me peame teda igal juhul nagu toetama, eks ole, me ei pea sundima ju jumala eest kõiki naisi võtma ühiskonnas aktiivseid rolli või minema tööle, eks ole, imiku kõrvalt, eks ju. Aga kui mõni naine seda teeb, siis talle peab olema loodud selleks võimalused. Kas see on kuidagi Eesti naiste teema veel eraldi, et on see ju selline ka kuidagi meil kujutelme, et meie oleme veel kuidagi erakordselt tublid võrreldes teiste naistega mujal riikides või tegelikult on see globaalne, nagu te just ütlesite? Noh, kui me võrdleme, siis Eestis on veel sündivus suurem kui näiteks Lõuna-Koreas, eks ole. Et seal on antud veel rohkem ära seda ja tuldud tööturule siis selle hinnaga, et hakkan siis nagu meheks, eks ole. Et Eesti sündivusnäitajad ei ole ju väga-väga halvad, et mis on hästi kummaline on see, et kui neid vaadata nagu pikas ajas, mul jäi kuskilt silma see statistikat, ükskõik mis on olnud riigi kord või riigi meetmed selleks, et lapsi sünniks rohkem, siis kui sa vaatad nüüd neid kohorte, kes siis jõuavad 45. eluaastani ehk tõenäoliselt selles vallas on nagu töö on tehtud, siis see on üsna stabiilselt seal ikkagi tiba alla 2 lapse, seal mingi 1,6 millegagi 1,8, selles vahemikus see sündivus kogu aeg püsib, ta ei tule sellest välja ükskõik, millised on nagu meetmed. Ja see ei ole taastootmiseks, eks ole, piisav, aga ta ei ole ka väga madal. Et ta on täiesti, ma arvan, tänases maailmas aktsepteeritav näitaja. Nii et neid näitajaid vaadates me oleme nagu tublid küll, eks ju, ikkagi veel. Kas, me ju tegelikult ju ei, sellist soovi ju ei olegi, et naine peaks olema mees, et me ju tahamegi seda, et naine saaks hakkama kõigega ja et me üldse ei peakski rääkima, et naine tegelikult või me mees. Tahame seda, et noor pere, kellel on väikesed lapsed, saaks võrdselt hakkama ühiskonnas kõikide teiste, ütleme, peremudelitega, kus kas lapsi ei ole, nad ei ole parasjagu väikesed või siis peret ei ole üksikud inimesed. Et ma arvan, me tahame, et nad kõik nagu tunneksid ennast toetatuna, et kõik see sama jutt lapsehoiu paindlikkusest ja tööandja vastu tulelikkusest, see kehtib ka meeste kohta. Et mul on see näide ka olemas, kus ma olen kuulnud, et üks tööandja ütles, kui mees jäi lapsega koju, ütles, et seda enam siis ei juhtuks, see oli esimesega. Juhtus ikka, aga rohkem ei ole seda kommentaari kuulda olnud, eks ju. Aga selles mõttes ma arvan, me peaks tulema välja sellest, et naiste probleem on. See on ikkagi pereprobleem. Kuidas teha nii, et inimesed tahaksid saada lapsi ja et nad ei peaks samal ajal ära andma midagi, ütleme, oma muus arenguvõimaluses, olgu see materiaalne, olgu see emotsionaalne, karjääri arendamise mõttes ja mudelis. Et noortel inimestel on unistusi ja need on alati mitmes suunas. Ja võimalus neid realiseerida nii, et ka lapsed sinna mudelisse mahuvad, et see on kõigi huvides, see on nii inimeste enda vaimse tervise huvides, ma arvan ka, sest et loobumine laste saamisest selleks, et ehitada üles oma äriimpeerium ei ole ju ka kindlasti vaimse tervise seisukohast kuigi tulus. Mina oleks ühelgi juhul sellega nõus, et minu baas on alati olnud see, et mina teen oma tööd selleks, et endale oma lapsi lubada. Et see on see, aga see ongi tähendanud ka seda, et ma pean nagu siis tegema ju mõlemad pooled ära, sest muidu ma ei saa tegelikult endale oma lapsi lubada. Ma pean ühe isikliku küsimuse siia vahele korraks küsima, et me rääkisime sellest, et kui oli pandeemia aeg, et siis enamasti jäi kõik kodudes ikkagi naiste õlule see distantsõppe korraldamine ja kust tulevad need toidud ja kõik selline asi, et kuidas teil oli? Meil oli ammu see kõik mehe õlul. Et lihtsalt see minu amet praegune, aga tegelikult ka Euroopa Kontrollikojas, kus üksjagu oli ka reisimist sees ja nii edasi, siis meie pere on teinud nagu sellise valiku sellest ajast, kui minu noorim poeg sündis, kui sündis minu 3. laps, siis veel minu ema jaksas temaga tegeleda, aga siis, kui 4. laps sündis, ei olnud emal nende 2 väikesega kindlasti enam võimalik tegeleda. Ja me tegime selle valiku, see valik tulenes tollel hetkel lihtsalt, see oli materiaalselt mõistlik. Ma olin väga palju kõrgema palgaga, sest ma töötasin Luksemburgis Euroopa Kontrollikojas. Ja siis, kui me tagasi tulime, siis sai minust Eesti Vabariigi president, mis tõttu tundus praktiline selle elukorraldusega jätkata. Ja peale selle mina käisin ikka kontoris tööl ka selle koroona aja. Et maja oli küll tühi, aga tagamaks selle, et on adekvaatne taustapilt ja adekvaatsed taustahelid kõigil nendel üle maailma levivates videopiltides. Ja siis mina käisin ikkagi ka tööl. Selge, tundub mõistlik. Kas Luksemburgis elasite te kokku tegelikult 10 aastat? 12. Nii et väikesemad lapsed sündisid ja elasid seal? Sündinud tehniliselt on nad Tallinnas, ma usaldan Eesti meditsiinisüsteemi, on väga hea meditsiinisüsteem ja Eesti on parim koht maailmas, kus sündida, turvalisim koht imikutele ja emadele, nagu me teame. WHO andmed jällegi. Aga jah, nad on sõimes käinud, lasteaias käinud ja algkoolis käinud seal. Kuidas nendel oli kohanemine? Kui nad tulid tagasi Eestisse, nad olid ju terve elu elanud mujal.
kuidas see läks? Mõlemal oli probleemi sellega, et Eesti kool on lärmakas. Et Eesti koolis lapsed jooksevad ja hõikavad valjuhäälselt. Nende koolis oli selline süsteem, et kooli koridorides kõnnitakse, räägitakse malbe häälega. Lärmamiseks on meil koolihoov. Et see oli neile hästi harjumatu ja tegelikult oli ka muid asju, kas või see, kuidas eestlased pööravad kogu aeg tähelepanu inimeste rahvusele ja rassile. Et selles mõttes oli neile nagu huvitav, et miks see oli huvitav, neil on setu nimi. Ja väiksem siis üks päev tuligi koolist, küsis, et emme, miks on Eestis halb olla venelane? Kust sa võtad seda, Kaspar? Sest kõik küsivad, et oled sa? Ja ma ütlen, ei, mul on isa on lihtsalt setu. Siis kõik ütlevad, jumal tänatu. Et nagu, mis värk on, eks ole. Ja samasuguseid, et ilmselt üldse panevad tähele, et teistel on teistsugune nimi. Nemad tulid keskkonnast, kes mõne nimi oli Tšakaile ja mõne nimi oli Tiffen ja kõik elasid nende nimedega ja mitte kedagi huvitanud, eks ole. Et mis see oli huvitav, et kuhu sa koolivaheajaks sõidad, kus sinu vanaema elab, on ju. Et elab ta Lissabonis või elab ta Tallinnas, eks ole. Aga nagu see, et ka mingi nimi kõlab võõrapäraselt, et see oli nende jaoks täiesti nagu, mis mõttes. Nimi kõlab nagu nimi kõlab, eks ole. Ja sama juhtum muidugi ka kõige sellega, mis on seotud rassiga. Et see, kui palju on eestlaste hulgas sellist, lihtsalt sellist käepärast rassismi, lihtsalt öeldakse ühte teist, et seda nad panid rohkem tähele, palju rohkem kui näiteks mina ise, sest mina ise ka, ma olen Eestis kasvanud, eks ole, ja ikka on tehtud seda samustki nalja ja kõike muud N-tähega, eks ole, ja muud, ja ma ei pane seda niimoodi tähele, sest et ma tean, et väga paljud inimesed tõepoolest ei mõtlegi seda siin halvasti, aga sealt siia tulles oli see nende jaoks kõige suurem kontrast oligi see. Väga huvitav. Aga millest see tuleb? See tuleb sellest, et Eesti on nii väike tegelikult. Ei, ma arvan, et see on omane ka näiteks suvalisele valgele väiksele Saksa väikelinnale, et kohad, mis ei ole kosmopoliitsed, ongi teistmoodi. Ja see ei ole iseenesest nagu halb, senikaua kuni me aru saame, et mida me teeme ja kuidas me teeme ja ütleme ja oleme valmis ka, muu maailmaga suhestudes mõistma, miks mujal mõnel pool on teisiti. Lihtsalt seda oli huvitav nagu jälgida, kui suur see kontrast on. Aga praeguseks hetkeks mul on tegelikult isegi laste kohta veel üks küsimus, et nad tulid Eestisse ja nende ema sai kohe presidendiks. Et see muutis ka tõenäoliselt nende elu, väikesemate laste elu vähemalt, kes või kuidas sellega hakkama saada? Me püüdsime seda hästi vähe muuta. Me jäime koju Nõmmele, sest nende trennid, koolid, kõik ju, me olime ju, tegelikult nemad olid ka tulnud just nimelt, nad olid olnud siin 5 nädalat koolis, kui see kõik nagu juhtus, eks ole. Keset kohanemisperioodi ja ma tegelikult, ma arvan, ma jään elu lõpuni nagu vabandama oma nooremate laste ees, et ma seda neile tegin või et see nendega nagu juhtus, sest et see kindlasti oli nagu päris raju. Et keegi mõtles seda halvasti, kui klassi tuleb laps ja siis kõik kisavad, presidendi poeg tuli, aga see laps sellel hetkel tunneb ennast halvasti, suure tõenäosusega. Et nii lihtsalt on, kui ta ei ole selline, kes naudib sellist avalikku tähelepanu, minu omad ei ole. Et neil oli väga-väga keeruline seda üle elada ja tänase päevani ega ütleme poes ja kuskil nagu käimiseks, nagu nad ikkagi helistavad nagu isaga koos liikuda, mitte minuga või siis oma pead, ja nad on hästi-hästi tundlikud selles osas, et kui ma küsin, et aitan sul seda nagu teha, ma ei tea, kuhugi helistada, midagi ära lahendada, siis mu 16-aastane kohe, ei, sest see oled sina. Et ütleme, kui ma oleks lihtsalt normaalne ema, siis see ei oleks, aga vältimaks vähimaidki süüdistusi nepotismis, nad nagu hästi tõrjuvad nagu ise laps selles osas, et ära roni minu maailma. Et seda on hästi palju tegelikult ja ma arvan, et see tegelikult on nagu hea, et neil on see suhtumine. Et mina olen ikkagi mina, sõltumata sellest, kes mu ema on, et ma ei ole oma ema poeg igas selles minutis, mis ma siin Eestis veedan. Aga kui raske on olnud eraelu tegelikult hoida pigem varjus, et tõenäoliselt on ju olnud suur huvi tegelikult, et kuidas te seal olete ja mis, ma ei tea, kas või mis vorsti te hommikuks sööte ja kõik nii ja kus lapsed trennis käivad ja ma kujutan ette, et selline tung eraelu vastu huvi tundvatel ajakirjanikel on olnud suur. Oli ja ma arvan, neid solvunuid oli palju alguses, kes seda ei mõistnud, aga põhiseadus ütleb, et Eesti Vabariigil on president. Meil ei valita isegi mitte presidendi paari ja ma arvan, et iga president ja tema pere peavad saama ise arutada ja otsustada, kuidas nad seda rolli täidavad. Et kui me mõtleme, siis ka näiteks Helle Meri ju tegelikult oli ju üsnagi varjus. Intervjuud, mida me temaga mäletame valdavalt pärinevad hoopis hilisemast ajast, eks ole, et minu pere valis ka selle viisi olla varjus
ja iga pere saab selle valiku ise teha ja ma väga julgustan kõiki presidentide peresid, lapsi ja lapselapsi ja mitu põlve edasi tegema selle valiku ise ja jääma enda valikule, nii nagu sinu süda tunneb kindlaks, see just täpselt ongi see õige valik. Nii. Kas on midagi väga tähtsat, mida ma olen jätnud küsimata? Ma arvan, et me võiks natuke rääkida ka sellest, kuidas meie noored pered näevad üleüldse meie nagu haridust ja hariduse kujunemist. Et nüüd, kui me ise kõik oleme teinud distantstööd, paljud meist unistavadki sellest, et minna oma korda tehtud maakodusse ja jäädagi sinna nagu pikemaks ajaks, siis meie tegelikult haridussüsteem ju ei ole selle ütleme, vanematele võimaliku paindlikkusega nagu täna kaasa tulnud. Et ma arvan, et me peaks rääkima päris palju sellest üleilma koolist, et meil on see õnneks olemas selline kontseptsioon nagu üleilma kool, kus Eesti lapsed, kes on mujal, saavad tegelikult terminoloogiat ja mingisuguseid materjale. Meil on ka koole, tihti on need väiksemate omavalitsuste koolid, kes hoiavad oma õpilaste arvu niimoodi viisaka, kes aktsepteerivad välismaalt õppivaid lapsi, kes ongi siis koduõppel ja või siis permanentselt distantsõppel, eks ole, neile võimaldataksegi sellist õppimise viisi. Et ma arvan, et me peaksime oma kooli muutma väga-väga palju paindlikumaks, et miks peab ühel lapsel olema üks kool, kui tema vanemad elavad võib-olla mõned kuud aastast Tallinnas, aga ülejäänud osa aastast kusagil mujal. Et see võimalus osaleda mitmeti õppetöös peaks olema nagu palju suurem. Ja siin on veel teine mure, lapsed tänapäeval, kui nad käivad koolis, ei ole enam, nende teadmised on väga kaugel sellest, et olla lihtne funktsioon vanusest, nagu oli meie põlvkonnal. Mõned olid rohkem lugenud, mõned vähem, aga suures pildis see erisus on, ütleme, matemaatikas või vene keeles või füüsikas ei olnud nii suur. Ja üks õpetaja sai seetõttu 31 vanust last õpetada või ka 40, eks ole. Aga nüüd ei saa. Sellepärast, et laste teadmised on funktsioon nende vanusest ja huvidest. Sest internet on tegelikult täis ka väga õpetlikke materjale, seal on väga palju ohte, aga väga paljud noored on ka väga palju asju ära õppinud. Et mul kodus näiteks suudetakse päris adekvaatselt kirjeldada, kuidas see SpaceX sinna üles saab ja alla saab, eks ole. Ja kui sa siis koolis käid, siis neid kõiki erinevate huvidega lapsi õpetatakse selle ühe programmi järgi. Minu meelest peab ikkagi kool muutuma ka selliseks, kus lapsel on erinevad vahendid, mille abil ta saab uurida probleeme, mis on talle jõukohane, mis ei pruugi olla jõukohane tema klassikaaslasele, kellel on omakorda võimalik uurida talle jõukohast probleemi. Ja et ühes aines ongi laps vähem huviline, seal on ta mingil baastasemel, teistes ainetes võib ta olla teisel tasemel ja et õpetamine asendub nagu sellise õppimise toetamisega. Et selliseid koolimudeleid tegelikult on, neid on erakoolides. Selline koolimudel on programmeerimiskool Jõhvi, mille analoog on ka Prantsusmaal, mis on küll mõeldud nüüd suurematele kui põhikooli lastele, eks ole. Aga minu arust sinna peab meie haridussüsteem nagu nihkuma, sest muidu juhtub meil järjest rohkem seda, et väga paljud lapsed ja siin meie koolisüsteem paistab toetavat pigem nagu tüdrukute jõudmist nende õigete paberite nagu poiste oma. Et nad langevad välja haridussüsteemist või vähemasti on see koolis käimine nende jaoks nagu piin. Et see peaks niimoodi olema, et mul on hästi suur nagu lootus, et meie haridussüsteem suudab selle väljakutse tegelikult ka vastu võtta. Aga kuidas seda saaks toetada, et haridussüsteem sinna suunda liiguks? No esiteks kokku korjata kõik see hea, mida me õppisime selle pandeemia käigus ja hakata mõtlema ka selle peale, et aga miks ei võikski olla need heade õpetajate tunnid salvestistena nagu saada vastavalt sellele kooliprogrammile, et iga laps, kellel jäi tunne, et ma võib-olla ei saanud täna oma õpetajast aru, saab kas või vaadata internetist esialgu kõrvale mõne teise õpetaja või iga kool, kus näiteks ei ole olnud võimalik leida head aineõpetajat, olgu kas või füüsikas, eks ole, siis selle aja, kuni nad leiavad, saaks üle elada sellega, et on kohalik koordinaator, aga osaletakse siis video vahendusel mõne teise õpetaja tundides, mõnes päris nagu heas koolis, eks ole. Et luuagi selliseid hübriidseid mudeleid, aga seda peab väga tahtma teha. Me peame kõik tahtma oma lastele seda parimat, et siis see ka juhtub. Kas see initsiatiiv peaks tulema nii-öelda kõrgemalt poolt ehk haridusministeeriumist või peaks see olema selline koolide või ütleme, näiteks ma tean, et Vormsi on selline väike saarekene on ju, kus ongi kooliga ka hetkel küsimus täpselt see, et kas seal üldse jagub piisavalt ja kuidas seda teha, et palju on neid väiksemaid koole, et kuidas seda saaks kõige paremini teha, et seal on just ma tean ka sellised teemad arutlusel olnud, et kas me saame võtta mujalt ja kuidas neid õpetajaid, et kõik ju ei jagu täpselt nii, et füüsikaõpetajad sinna Vormsile selle 5 lapse pärast tõenäoliselt ei saagi tegelikult, see ei olegi kuidagi ressursile mõistlik, on ju. Et kas
Ja need ideed, mida teha, need muidugi tulevad tegelikult kogukonnast ja ühiskonnast, aga mis on ministeeriumi roll, on kindlasti öelda, et tehke parimat haridust. Me ei mõõda seda mingisuguse etteantud meetrikaga ainult. Me tuleme kohale, me vaatame silmade ja südamega ka seda, mida te siin teete. Ja isegi kui sellist mudelit meie määrused ja seadused ette ei näe, siis me oleme valmis neid nagu muutma ja kohandama selleks, et teie nagu see fantastiline algatus saaks selles meie haridusraamistikus töötada. Ja ma olen päris kindel, et on päris palju tegelikult selliseidki reegleid, mis võiksid olla pigem nagu, et üldiselt me teeme neid asju nii, aga kui te teete neid teisiti ja me tuleme kohale ja leiame, et see on hästi tehtud, siis me pane teie kooli kinni, sellepärast, et te vastavat tabelit ei ole ära täitnud. Ja neid reegleid vist üleüldse ka on saanud tiba palju, et mulle läks väga hinge. Indrek Tarand rääkis oma õpetamise kogemusest ajalehes Kes kus ja ta rääkis seda, kuidas nad ei saanud välja anda, vist oli aasta lõpus vist aukirja selle hea õppeedukuse eest, sest neil ei olnud korda, mille alusel otsustada, et kellegi õppeedukus hea on olnud ja üleüldse see lehekülgede arv, mis reguleeris seda koolikorraldust, ületas tugevasti laste arvu selles koolis ja see kõik tundus nagu selline, millega tegelikult saab tegeleda, aga seda peab siis tahtma ministeerium. Ja mulle tundub, et meil on praegu nagu hästi tubli haridusminister, kes teeb seda asja tõesti nagu südame ja silmadega, mitte nagu Exceli tabeliga ja ma tahaks talle väga palju jõudu soovida. Väga tore. Nii, kas on veel mõni väga tähtis küsimus, mis on minu poolt jäänud küsimata, aga mis on sellised põletavad teemad, millega veel me oleme rääkinud haridusest, me oleme rääkinud perepoliitikast, me oleme rääkinud vanema palgast, ka sellest, kuidas saab üldse, ütleme, töötav ema hakkama. Kas on veel midagi väga tähtsat tegelikult, mis on oluline? No meie ühiskonnas on hästi palju tähtsaid probleeme ja ka paljud neist puudutavad just lastega peresid nagu kõige rängemalt. Ka praegu vaatame näiteks oma energiahindu, eks ole, et siis tegelikult ju ütleme, suur mure ja eriti kõige suurem mure on nende noorte peredega, kes on tõesti kikivarvastel seistes maksnud oma laenumakseid selleks, et lubada oma lastele võimalikult tavaraid elutingimusi, võib-olla väikest murulapikest, eks ju, kuskil, või siis peredel, kes elavad Tallinnast kaugemal, kus neil on, nende majad ei ole veel väga renoveeritud, eks ole, ajutiste lahendustena kasutatakse ka elektrikütet ja muud sarnast, eks ole, et need pered on tõsiselt täna nagu hädas, tavaliselt nad ei ole ütleme, tavaliselt ma arvan, et on kõige tavalisem Eesti pere, kes võib-olla on kogu aeg sellises väikses vaesusriskis, pigem tõenäoliselt elab, eks ju, Lasnamäe või Mustamäe või Annelinna paneelmaja korteris, eks ju, aga nüüd hetkel on tekkinud võib-olla see teine rühm, kes on samasuguses riskis, võib-olla isegi täna nagu suuremas. Ja lahendus ei saa olla see, et me lihtsalt toome alla mõne maksu, tegelikult seal on vaja need energiasääst on vaja kätte saada, et nendele peredele võiks tegelikult luua ka võimaluse oma majad kiiresti ära soojustada, need küttesüsteemid ära soojustada. See võiks olla seotud sellega, kas peres kasvab ka lapsi, eks ole, ja kõik muu. Et jällegi, mina väga tahan, et meil oleks kohalikel omavalitsustel palju sõltumatu eelarve, kui neil täna on. Neil on Euroopas üldse kõige väiksem proportsioon nende eelarvest tuleb nagu otsesest maksutulust. Ja see on vale, sest et kui tal oleks seda ressurssi omavalitsusel rohkem, siis saaks omavalitsus minnagi selliste, ütleme, kuskilt keskelt välja töötamata meetmetega tegema seda, mida tegelikult inimestele on kõige rohkem vaja. Sest omavalitsused ise teavad tegelikult kõige rohkem ja saavad kiiremini reageerida, kui hakatakse kui riigi tasandil on. Ja see on ka meie põhiseaduse järgi peabki nii olema ja meie Riigikohus on kogu aeg otsustanud, et kohalikul omavalitsusel ei ole võimalik viidates rahapuudusele loobuda oma kohustuste täitmisest. See on ulatunud kuni sinnamaani, et kui sa oled kehtestanud detailplaneeringuga, et kanalisatsioon tuleb, siis peab tulema, ei ole argument, et sul nagu raha ei ole. See on Riigikohtu otsus, eks ole. Tõsi, Riigikohus on kõikunud selles pildis pensionireformi heaks kiites, nad jõudsid sinnani, et kui riigil raha ei ole, siis tal ei ole nagu nii-öelda kohustust, eks ole. Et see oli nagu nüüd selline üksik väljalöök, et üldiselt on pigem olnud nagu teistpidi see asi. Aga kohalik omavalitsus, just nimelt nemad näevad ja teavad ja ma väga tahaks, et neil oleks palju rohkem ressurssi, sest see aitaks tõepoolest reaalselt kohalikke peresid toime tulla. Võib-olla, kui me räägime kivikõrbetest nagu Tallinn, eks ole, siin on alati see hädaoht, et inimene kukub 2 tooli vahel, et Tallinnal kindlasti eelarvet on, et
aidata inimesi, aga kas see tegelikult realiseerub paremini, ma arvan, et isegi mitte, et väikses omavalitsuses on see nähtavus palju parem ja neid ametnikul ei ole mõtet saata inimest ühest uksest välja ja loota, et seal taga on veel 10 ust, et küll ta käib ülejäänud aasta nagu nendest ühest sisse, teisest välja kogu aeg, et ta teab, et et tuleb ära lahendada. Et ma tegelikult tahaks, et meie maaomavalitsustel ja ka väiksematel linnadel oleks palju-palju iseseisvam eelarve. Mina olen mõelnud seda, et mulle on meeldinud see Islandi mudel, kus ma hüppasin nagu eelarve mõttes samasse ritta, aga mõtteliselt järgmisesse. Et kus on olnud see, et huvitegevus või isegi 2, ja mul on natuke, võib-olla isegi oli seal 3, et huvitegevused lastele on ka tasuta, et vähemalt 1 huvitegevus võib-olla või 2 trenni või midagi oleks tasuta. Ja ma arvan, et see on uudselt hea mudel olnud, et mulle on see väga meeldinud. Et väidetavalt see Islandi suur jalgpallimenu on ka sellest tulnud, et kõik lapsed suunati jalgpalli mängima näiteks või midagi muud tegema. Enne tuli ehitada jalgpallihallid muidugi. Need on need väiksed ilusad asjad, jah. Et ütleme huviharidus ja kõik see, et need on kategooria väiksed ilusad asjad ja tõepoolest kohalikud omavalitsused peaksid evima ressurssi, et kõik need väiksed ilusad asjad pakkuda siis oma inimestele ise, et me siin Tallinnas ei peaks üldse mõtlema selle peale, kuidas on rahastatud, ma ei tea, muusikakool Värskas. Just see, et kui lapsi, ütleme, et kui nad on kooliealised ja neil ei ole ühtegi huvitegevust võimalik kasutada, siis on ka tegelikult ju suurem oht, et nad langevad mingitesse teistesse, kuidagi nad peavad oma aega ju sisustama. Selles valdkonnas ongi üks hästi hea näide, see oli küll seotud Euroopa Liidu eelarvega, aga üks mu sõber, kes oli tollel hetkel ühes koolis, oli õppelajuhataja, ütles, et meil on lõputult ressurssi, et korraldada järjekordne seminar, mis tegeleb sellega, et miks on lapsed tänavatel. Aga me ei tohi sellest ressursist ära maksta ei ujule pääset ega mingit trenniraha, sest et asjad asuvad eri portfellides. See oli konkreetselt tollel hetkel oli siis küsimus Euroopa rahadest. Aga teate, kui tihti on meil nagu seda, et kohalik omavalitsus saaks ära lahendada probleemi küll, aga see raha asub nagu rahakotis nagu teises vahemikus, millel on teistsugune silt küljes. Ja võt, seal on Eestis väga palju, ütleme, varjatud ressurssi, et kui kohalikul omavalitsusel ei oleks nii, et iga ministeerium annab talle nagu omaette vahesse mingi raha mingisuguse sildiga, vaid tal oleks oma eelarve, mis palju suuremal määral kujuneks otseselt tema enda maksutuludest, siis ta saakski teha piirideta neid väikesi ilusaid asju, eks ole, tõenäoliselt ei korraldaks ühtegi konverentsi, et miks on lapsed tänaval, aga ostaks väga palju tasuta pääsmeid ujulasse ja trennidesse. No loodame, et see siis kuidagimoodi mingil hetkel niimoodi läheb. Ma täna ei näe, sest et siin on alati see suur elevant toas ja see on see sama Tallinn, kus me praegu istume, mis on hästi arenev ja väga tubli linn tegelikult, aga probleem on selles, et kõik need sammud, mis sa teed omavalitsustele suurema rahakoti andmiseks, veelgi ähvardavad suurendada seda niigi lõhet, mis meil on täna Tallinn 135% Euroopa Liidu keskmisest SKT-st inimese kohta ülejäänud Eesti 55. Jube vahe. Et tegelikult saab seda muudatust teha ainult nii, et sa Tallinna paned erirežiimile selles mõttes, et seda vahet nüüd vähendada. Ja minu arvates on see ka Tallinna huvides. Sellepärast, et Tallinn saab oma puhanud töötajad tagasi sügiseti mujalt Eestist. Olgem ausad. Muu Eesti on oluline ka tallinlasele. Meie puhkamisvõimalused, meie siseturismi võimalused, need on meile tähtsad. Ja tegelikult oleks see loogiline, et me mõnevõrra ühtlasemalt oma riiki ka arendame. Mina tänan. Minul on palju mõelda. Ma loodan, et ka teil oli inspireeriv vestlus ja loodetavasti siis Eesti riik liigub veel rohkem paremuse suunal. Jaa, sest et heaoluriik on küsimus sellest, mida me teeme oma jõukusega. Et jõukariigi tunnus on kõrge SKT inimese kohta, aga heaoluriigi tunnus on see, kuidas me selle ressursiga tegelikult ümber käime, nii et nõrgemad ei kannataks. Ja pered on tööturul alati mingil määral nõrgemas rollis, et samas on meil ju neid vaja, sest kes siis maksab meie pensionid. Nii et tegelikult kõik need küsimused, mis võivad tunduda, et see asub nagu pereelust valgusaastate kaugusel, ei ole tegelikult seda, et tegelikult on need peredele toimetulekuks väga olulised küsimused, kas või see sama, kuidas kohalik omavalitsus saab oma raha kulutada. Nii on. Aitäh! Aitäh sulle!